Tere sulle Meeri Taro lehele. Selle nädala üldist energiat iseloomustab selline tarokaart nagu mõõkade 2. Mõõkade 2 võib tunduda natuke nagu raske kaart, aga ta viitab sellisele nagu raskusele valiku tegemisele ja võimalik, et valikuid sellel nädalal on ka liiga palju. Ja sellest tulenevalt on probleemile lahenduse leidmine otse kui raskendatud. Ja kaart soovitab, kuna see on mõõkade mast, siis mõõgad on õhuelement ja selline intellekti ja mõttetasand, siis kaart soovitab kaaluda mõistusega kõiki plusse ja miinuseid ja tunnetada üle südamega ja alles siis langetada otsus, ja kindlasti ei ole kasu ka probleemi eitamisest ja silmade kinni pigistamisest lootuses, et teema laheneb ise. Pigem siiski leida ja otsida aktiivselt ise lahendust ja kombata oma südames, kus ma seisan ja mida ma tegelikult tahan. Et see nädala energia võib olla natukene nagu tasakaalust väljas ja vajab võib-olla rohkem sellist sisekaemust ja just meelelisel tasandil toimetamist ja tegutsemist ja võib-olla on kasu sellest, kui võtta paberi ja panna kirja plussid ja miinused ja loogiliselt otsustada ja mõelda. Samas mõõkade 2 on ka nagu kolmanda silma ja intuitsiooni kaart hästi tugevalt, et miks ka mitte teha meditatsioon või rännak ja vaadata, mis sealt üles tuleb hoopis, et võib-olla panna üldse mõistus kõrvale ja kaaluda ja vaadata läbi selle südame ja kolmanda silma, et mis tuleb üles ja mis tahab üles tulla. Nädala üldine energia võib olla selline pisut tasakaalust väljas, et tasub kaaluda iseenese sees, et mis on see, mida mina saan teha, mis aitab tasakaalu loomisele kaasa. Suhetes on juba teist nädalat täpselt sama kaart, ülempreester. Ja ta näitab, et võimendab või jätkab otse kui seda eelmise nädala energiat, et aeg on uuteks algusteks. Juba olemasolevad suhted kulgevad ilmselt harmoonias ja üksmeeles ja on aeg otse kui liit kinnitada, et kihlused, abiellumised ja kõik muud sellised teemad, miks ka mitte väga hea aeg. Ja kes on üksikud, täitsa võimalik, et just sellel nädalal astub see õige esimese sammu teie poole. Ja kui ka mõni inimene su elust kaob, siis see kaart väljendab seda, et sulle jäävad alati alles teadmised ja oskused, mida sa omandasid ja need mälestused ja kogemused, mida sa omandasid, kui sa olid selle inimesega koos, et võib-olla ongi aeg lasta lahti ja vaadata, kes või mis selle tühja koha täidab. Loodus tühja kohta ei salli. Kindlasti tuleb iga lahkunud inimese asemele sinu ellu keegi, kes on sind toetav ja otse kui nagu ülestõstev ja innustav edasi liikuma on. Nüüd töö ja raha valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu müntide 9. Müntide 9 on edukuse ja jõukuse kaart. Ta toob häid uudiseid igasugustest headest võimalustest küllusele, et ta väljendab seda, et raskuste periood on lõppenud ja nüüd lihtsalt naudi oma töövilju ja pane seemned kasvama. Naudi seda, mis sul on ja lase asjadel edasi kasvada, on ju, et ja tasub meeles pidada ka seda, et
tänutunne on kõige alus. Tänutunne on see, mis loob juurde põhjuseid tänu tundmiseks. Ja nüüd tervisevaldkonda iseloomustab selline tarokaart nagu müntide 10. Ja müntide 10 on ka selline külluse ja nautimise aeg, et teadvusta neid igapäevaseid asju, mida elu sulle pakub, ja ära hoia nagu seda nautimist tulevikuks, vaid võta ja söö täna selle ilusa taldriku pealt, mida sa pidudeks hoiad, et just see ilu ja esteetika loob kehas palju rohkem kui see, mis seal taldriku peal on, et tunne rõõmu ja naudi kõiki pisiasju, mis sul on ja tea, et iga nauding, mida sa lubad oma kehale, tervendab su keha ja tervendab su hinge, et iga nauding loob juurde kohalolu ja tänutunnet ja neid võimalikkusi siis veel suuremateks naudinguteks, et mulle tundub, et tuleb väga imeline nädal. Nagu ikka, pikemat prognoosi saad lugeda meeritaro.com lehelt ja kaunist nädalat sulle!